täna tahtsin sellist väga lihtsat nippi jagada, et võtad Gruusia rahvusleiva, kui eriti kaval oled, ei võta teda siit pakist isegi välja, et võtad oliiviõli, paned seda siia pakki mõnuga, näete söörud selle saia kõik õliga kenasti kokku. Ühte asja on veel vaja, sidrunipipad. Sidrunipipraga võib tegelikult nii teha, et viskame selle saia juba grillile ära, sidrunipipar peale. Ja keeran teistpidi, sellepärast, et tahan siia ka sidrunipipart panna. Nüüd tuleb sai krõbedaks lasta. Sellega kaua ei lähe, nüüd vaatavalt ära kirvata. Selle leiva retseptiga tervitaks oma abikaasa venda Kasparit, kes minu teadvusesse selle Gruusia leiva, oliiviõli ja sidrunipipra koosluse tõi. Suur aitäh, väga maitseb. Siin ei ole üldse palju vaja. Üks pool hakkab minema, panen teist poolt ka. Või kui mõnus kõva koorike. Alt ka kenasti, panen külgede pealt ka. Ja kui sai on kenasti kuum ja krõbe, võta see grillilt ära ja lõikasid endale kohe mõnusad viilud. Ma panen viilule peale mõnusat küüslaugu ja soolaga ürdivõid ka. Seda võib niisama süüa, pane siia suitsukala peale, tee suppi kõrvale. Ja no tõesti, suurepärane asi see Gruusia leib on. Proovi järgi.